Chiar în acest moment, în timp ce ascultați aceste cuvinte, în corpul dumneavoastră se desfășoară un război cosmic între ordine și haos. În fiecare secundă, aproximativ 2 milioane de celule roșii din sângele dumneavoastră mor și se descompun. Structuri perfecte, construite din miliarde de molecule organizate cu precizie, se prăbușesc în componente aleatorii. Dar, în același timp, măduva osoasă produce exact același număr de celule noi, la fel de perfecte, la fel de organizate. Cum este posibil? Cum poate corpul dumneavoastră să construiască ordine în timp ce universul însuși, conform celui de-al doilea principiu al termodinamicii, se îndreaptă inexorabil spre haos total? În anul 1848, fizicianul german Rudolf Clausius a introdus în știință un concept care avea să schimbe pentru totdeauna înțelegerea noastră despre realitate. El l-a numit entropie, de la cuvântul grecesc care înseamnă transformare. Clausius a descoperit ceva tulburător. În orice sistem închis, dezordinea crește mereu. Căldura curge întotdeauna de la cald la rece, niciodată invers. O ceașcă de cafea fierbinte se răcește, dar o ceașcă rece nu devine niciodată fierbinte de la sine. Sticla spartă nu se lipește înapoi. Parfumul se răspândește în cameră, dar nu se adună singur înapoi în sticlă. Universul, a concluzionat Clausius, se îndreaptă spre o stare de echilibru perfect, unde totul va avea aceeași temperatură, aceeași densitate, aceeași nimic. Dar atunci, cum explicăm ceea ce vedem în jurul nostru? Cum explicăm că dintr-un nor de gaz și praf cosmic s-au format galaxii cu structuri spirale perfecte? Cum explicăm că pe o planetă acoperită de oceani și vulcani au apărut celule vii capabile să se reproducă și să evolueze? Cum explicăm că din acele celule simple au apărut organisme complexe, cu sisteme nervoase, cu creiere capabile să înțeleagă legile universului? Dacă entropia crește mereu, dacă haosul învinge întotdeauna, de unde vine toată această ordine uimitoare? Răspunsul la acest paradox este atât de profund încât schimbă complet modul în care privim realitatea. Nu este vorba despre o excepție de la lege. Nu este vorba despre o forță misterioasă care luptă împotriva entropiei. Este vorba despre ceva mult mai subtil și mai frumos. Haosul însuși este cel care construiește ordinea. Entropia nu este dușmanul structurii, ci sursa ei. Pentru a înțelege cum, trebuie să facem o călătorie prin timp și spațiu, de la nașterea universului până la celula vie din corpul dumneavoastră. Imaginați-vă că puteți derula timpul înapoi, ca pe o înregistrare video. Vedeți clădirile devenind mai noi, oamenii mergând înapoi, mașinile rulând în sens invers. Continuați să derulați. Vedeți orașe dispărând, păduri crescând unde erau câmpuri, civilizații întregi evaporându-se în trecut. Mergeți mai departe. Dinozaurii apar și dispar. Oceanele se retrag și revin. Continentele se mișcă ca niște plute gigantice pe suprafața planetei. Continuați. Pământul devine o bilă de lavă topită, apoi dispare complet, împreună cu Soarele și toate planetele sistemului solar. Sunteți acum într-un nor uriaș de gaz și praf, rece și întins pe miliarde de kilometri. Dar nu vă opriți aici, derulați mai departe în trecut. Norii de gaz dispar, galaxiile se contractă, stelele se sting. Universul devine din ce în ce mai mic, mai dens, mai fierbinte. Toate structurile dispar, toate galaxiile, toate stelele, toate planetele se topesc într-o supă fierbinte de particule elementare. Și apoi, la 13 miliarde 800 de milioane de ani în trecut, ajungeți la un punct de densitate și temperatură infinite. Big Bang-ul, momentul zero, începutul timpului însuși. Acum apăsați play și lăsați timpul să curgă înainte. În primele fracțiuni de secundă după Big Bang, universul este incredibil de simplu. Este doar energie pură, transformându-se în particule elementare. Quarcii, electroni, fotoni, toți zburând haotic în toate direcțiile. Entropia este uriașă, dar nu maximă. De ce? Pentru că există ceva special în acel moment inițial. Universul este incredibil de mic și incredibil de fierbinte. Toată energia este concentrată într-un spațiu minuscul.
Și această concentrare de energie este cheia a tot ce urmează. Pe măsură ce universul se extinde, se răcește. După 3 minute, temperatura scade suficient pentru ca quarcii să se lipească împreună, formând protoni și neutroni. După 380.000 de ani, temperatura scade suficient pentru ca protonii și electronii să formeze primii atomi de hidrogen și heliu. Și aici apare ceva fascinant. Acești atomi nu sunt distribuiți perfect uniform. Există zone ușor mai dense și zone ușor mai puțin dense. Diferențe minuscule, de doar 1 la 100.000. Dar aceste diferențe minuscule sunt suficiente. În zonele ușor mai dense, gravitația începe să atragă mai mult gaz. Cu cât vine mai mult gaz, cu atât gravitația devine mai puternică. Cu cât gravitația devine mai puternică, cu atât vine mai mult gaz. Este un ciclu care se autoamplifică. În câteva sute de milioane de ani, aceste zone dense devin atât de masive încât se prăbușesc sub propria lor greutate. Gazul se comprimă, temperatura crește. Și când temperatura ajunge la 10 milioane de grade, în centrul acestor nori prăbușiți, se întâmplă ceva magic. Atomii de hidrogen încep să fuzioneze, formând heliu și eliberând cantități uriașe de energie. Se aprind primele stele. Dar atenție la ce s-a întâmplat aici. Am pornit de la un nor de gaz relativ uniform, relativ dezordonat. Am ajuns la o stea, o structură incredibil de organizată, cu un nucleu fierbinte unde au loc reacții nucleare, cu straturi de gaz la temperaturi diferite, cu un câmp magnetic complex. Entropia a scăzut local. Ordinea a crescut. Cum este posibil? Răspunsul este că steaua nu este un sistem închis. Ea radiază energie în spațiul înconjurător. Pentru fiecare unitate de ordine creată în interiorul stelei, sunt create 10 de unități de dezordine în jurul ei, sub formă de radiație care se răspândește în cosmos. Entropia totală a crescut. Legea nu a fost încălcată, dar local, temporar, a apărut ordine din haos. Și aceasta este cheia paradoxului entropiei. Ordinea locală poate crește atâta timp cât dezordinea globală crește și mai mult. Este ca și cum ați curăța o cameră aruncând gunoiul pe fereastră. Camera devine mai ordonată, dar curtea devine mai dezordonată. Entropia totală crește, dar local aveți ordine. Universul face exact același lucru, doar că la o scară mult mai mare. Acum să ne întoarcem la acele prime stele. Ele ard hidrogen, transformându-l în heliu. Dar ce se întâmplă când hidrogenul se termină? Steaua începe să se contracte din nou sub propria greutate. Temperatura crește și mai mult și dacă steaua este suficient de masivă, temperatura devine atât de mare încât heliul începe să fuzioneze, formând carbon și oxigen. Apoi carbonul fuzionează, formând neon și magneziu. Apoi neonul, apoi oxigenul, apoi siliciul. Fiecare etapă necesită temperaturi mai mari, fiecare etapă durează mai puțin. Arderea hidrogenului durează milioane de ani, arderea heliului durează sute de mii de ani, arderea siliciului durează doar câteva zile. Și apoi, într-o fracțiune de secundă, nucleul stelei se prăbușește. Straturile exterioare cad spre centru cu viteze de 10.000 de kilometri pe secundă. Când lovesc nucleul superdens, ricoșează violent spre exterior. Steaua explodează într-o supernovă. O explozie atât de puternică încât pentru câteva săptămâni strălucește mai tare decât toate celelalte stele din galaxie la un loc. Și în acea explozie catastrofală, în acel haos total, se întâmplă ceva extraordinar. Se formează toate elementele grele. Aurul, platina, uraniul, toate elementele mai grele decât fierul, sunt create în acele câteva secunde de haos absolut. Resturile supernove se răspândesc în spațiu, amestecându-se cu norii de hidrogen și heliu. Acești nori, îmbogățiți cu elemente grele, se prăbușesc din nou, formând o nouă generație de stele. Dar de data aceasta nu sunt doar stele. În jurul acestor stele noi se formează discuri de gaz și praf care se condensează lent în planete. Planete făcute nu doar din hidrogen și heliu, ci din carbon, oxigen, siliciu, fier.
toate elementele create în stelele anterioare. Sistemul nostru solar s-a format exact așa, acum 4 miliarde 600 de milioane de ani, dintr-un nor de gaz îmbogățit cu resturile a cel puțin o supernovă. Și aici ajungem la Pământ, o planetă tânără, fierbinte, bombardată constant de asteroizi și comete. Suprafața este acoperită de oceane de lavă, atmosfera este toxică, plină de dioxid de carbon, metan, amoniac. Nu există oxigen, nu există viață. Doar haos și violență. Dar în acest haos, ceva extraordinar începe să se întâmple. Moleculele simple din atmosferă și oceane încep să reacționeze între ele, formând molecule din ce în ce mai complexe, aminoacizi, nucleotide, zaharuri. Aceste molecule se acumulează în bazinele de apă, formând o supă chimică din ce în ce mai bogată. Și apoi, undeva, într-un bazin de apă caldă, sau lângă o gaură hidrotermală pe fundul oceanului, sau poate în porii unei roci vulcanice, se întâmplă ceva care nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria planetei. O moleculă reușește să se copieze pe sine însăși. Nu perfect, dar suficient de bine. Această moleculă face copii, iar copiile fac copii ale lor. Unele copii au erori, mutații. Cele mai multe mutații sunt dăunătoare, iar acele molecule dispar. Dar câteva mutații sunt benefice, făcând molecula mai bună la a se copia. Aceste molecule reușesc să facă mai multe copii. Selecția naturală a început. Viața a început. Dar cum poate viața, această formă supremă de ordine, să apară într-un univers guvernat de entropie? Cum poate o celulă vie, cu mii de molecule organizate perfect, cu procese chimice coordonate cu precizie, să existe fără a încălca al doilea principiu al termodinamicii? Răspunsul este același ca și pentru stele. Celula nu este un sistem închis. Ea consumă energie din mediul înconjurător, fie sub formă de lumină solară, fie sub formă de molecule organice. Folosește această energie pentru a construi și menține structuri ordonate în interior, dar în procesul acesta eliberează căldură și deșeuri în mediul înconjurător, crescând entropia totală. Gândiți-vă la o celulă ca la un vârtej într-un râu. Vârtejul este o structură ordonată, cu apă care se rotește într-un model precis. Dar vârtejul nu încalcă legile fizicii. El există pentru că apa curge prin el. Energia vine din curentul râului și pleacă sub formă de turbulență în aval. Vârtejul este o structură disipativă, o insulă temporară de ordine într-un ocean de haos. La fel și celula, la fel și tu, la fel și toate structurile complexe din univers. În anul 1877, fizicianul austriac Ludwig Boltzmann a oferit o nouă înțelegere a entropiei. El a arătat că entropia nu este doar despre căldură și energie, este despre informație. Este despre numărul de moduri în care particulele unui sistem pot fi aranjate. Un sistem ordonat, ca un cristal perfect, are puține aranjamente posibile. Toate atomele sunt la locul lor. Entropia este mică. Un sistem dezordonat, ca un gaz, are un număr uriaș de aranjamente posibile. Atomele pot fi oriunde. Entropia este mare. Și pentru că există mult mai multe moduri de a fi dezordonat decât de a fi ordonat, sistemele tind natural spre dezordine. Dar Boltzmann a înțeles și altceva. El a înțeles că entropia nu crește uniform. Există fluctuații. Există momente când, pur întâmplător, particulele se aranjează într-un mod mai ordonat. Aceste fluctuații sunt rare și de scurtă durată în sisteme mici, dar într-un univers uriaș, cu un număr aproape infinit de particule, fluctuațiile pot fi semnificative. Și dacă există un flux constant de energie prin sistem, aceste fluctuații pot fi stabilizate, pot crește, pot evolua în structuri complexe. Aceasta este povestea universului nostru. Nu este o luptă între ordine și haos, este o dans între ele. Haosul creează condițiile pentru ordine. Ordinea crește local, dar doar prin creșterea haosului global. Stelele creează elemente grele, dar radiază energie în spațiu. Plantele construiesc molecule complexe, dar absorb foton de înaltă energie și emit foton de energie mai mică. Creierul tău construiește gânduri și amintiri, dar consumă 20% din energia corpului și generează căldură constantă. Și aici ajungem la o realizare profundă.
Tu nu ești o excepție de la legile Universului. Tu ești o expresie a lor. Fiecare celulă din corpul tău, fiecare gând din mintea ta există pentru că Universul a găsit o cale de a crea ordine locală prin creșterea dezordinii globale. Tu ești un vârtej în fluxul cosmic de energie. Tu ești o insulă temporară de complexitate într-un ocean de simplitate. Tu ești modul în care Universul se organizează pe sine însuși pentru o clipă scurtă în timp înainte de a se întoarce la echilibru. Dar de ce? De ce Universul creează aceste structuri complexe? De ce nu rămâne pur și simplu în starea sa inițială de simplitate? Răspunsul are de-a face cu modul în care a început Universul. Big Bang-ul nu a fost doar o explozie de energie, a fost o explozie de energie într-o stare incredibil de ordonată. Toată materia și energia Universului erau concentrate într-un punct infinit de mic. Aceasta este o stare de entropie foarte mică, nu mare. De ce? Pentru că gravitația face ceva ciudat cu entropia. Pentru majoritatea forțelor din natură, entropia maximă înseamnă uniformitate. Gazul se răspândește uniform în cameră, căldura se distribuie uniform în obiect. Dar gravitația este diferită. Pentru gravitație, entropia maximă înseamnă concentrare maximă, înseamnă găuri negre. O gaură neagră este starea de entropie maximă pentru o regiune dată de spațiu. Toată materia este comprimată într-un punct infinit de mic, iar informația despre ce a căzut în gaura neagră este codificată pe suprafața ei, pe orizontul de evenimente. Deci, universul nostru a început într-o stare de entropie gravitațională foarte mică. Toată materia era concentrată, dar nu în găuri negre. Era distribuită aproape uniform, cu fluctuații minuscule. Pe măsură ce universul s-a extins, gravitația a început să acționeze asupra acelor fluctuații, creând structuri din ce în ce mai complexe. Nori de gaz, stele, galaxii, planete. Fiecare dintre aceste structuri este o treaptă pe calea universului spre entropia gravitațională maximă, spre găurile negre. Dar această cale nu este directă, este plină de ocolișuri și ramificații, este plină de oportunități pentru complexitate. Și în aceste ocolișuri, în aceste ramificări, apar fenomene extraordinare, apar stele care ard miliarde de ani, apar planete cu oceane și atmosfere, apar molecule care se autoreplică, apar organisme care evoluează, apar creiere care gândesc, apar civilizații care construiesc telescoape și studiază universul. Toate acestea sunt posibile pentru că universul nu este încă în echilibru. Există încă gradienți de energie, există încă diferențe de temperatură, de densitate, de presiune. Și acolo unde există gradienți, poate curge energie. Și acolo unde curge energie, poate apărea ordine. Soarele este mai fierbinte decât spațiul înconjurător. Această diferență de temperatură permite plantelor să facă fotosinteză. Fotosinteza permite animalelor să respire oxigen. Oxigenul permite creierelor mari să evolueze. Creierele mari permit conștiința să apară. Tu existi pentru că universul nu este în echilibru. Tu ești un produs al dezechilibrului cosmic și într-o zi, peste miliarde sau trilioane de ani, când toate stelele se vor fi stins, când toate găurile negre se vor fi evaporat prin radiația Hawking, când universul va ajunge în sfârșit la echilibrul termic perfect, nu va mai exista energie pentru a crea ordine. Nu vor mai exista stele, planete, viață, gânduri. Doar particule răspândite uniform în spațiu, la aceeași temperatură, fără nicio structură, fără nicio informație. Moartea termică a universului. Dar până atunci avem timp, avem miliarde de ani. Avem timp pentru stele să se nască și să moară. Avem timp pentru galaxii să se ciocnească și să fuzioneze. Avem timp pentru viață să evolueze în forme pe care nici măcar nu le putem imagina. Avem timp pentru civilizații să apară și să dispară. Avem timp pentru universul să exploreze toate posibilitățile sale de complexitate. Și în acest timp, fiecare structură complexă este un experiment. Fiecare stea este o încercare de a converti hidrogen în elemente mai grele. Fiecare planetă este o încercare de a crea condiții pentru viață. Fiecare organism este o încercare de a supraviețui și a se reproduce. Fiecare creier
este o încercare de a înțelege universul. Unele experimente reușesc, altele eșuează, dar toate contribuie la creșterea entropiei totale. Toate sunt pași pe calea universului spre echilibru final. Dar iată ceva fascinant. Cu cât o structură este mai complexă, cu atât este mai eficientă la creșterea entropiei. O stea simplă radiază energie în spațiu, dar o planetă cu viață radiază mult mai multă energie pentru că organismele vii accelerează reacțiile chimice, transformă energia mai rapid, generează mai multă căldură. Un ecosistem complex cu plante, animale, microorganisme este o mașină incredibil de eficientă pentru creșterea entropiei și o civilizație tehnologică cu orașe, fabrici, mașini, computere este și mai eficientă. Deci, într-un sens ciudat, viața și conștiința nu luptă împotriva entropiei. Ele o accelerează. Ele sunt modalități prin care universul crește entropia mai rapid. Dar în procesul acesta, ele creează ordine locală, complexitate, frumusețe, semnificație. Ele transformă energia într-un mod care produce nu doar căldură, ci și structură, informație, experiență. Vadake omaket. Tõstke see silmad ette ja vaadake tähelepanelikult. Näete nahka, soonikaid, küüsi, aga kui teil oleks mikroskoobiga silmad, näeksite midagi uskumatut. Iga ruutsentimetri naha all toimub keemiline orkester, kus miljonid molekulid tantsivad täiuslikus sünkroonis. Ensüümid lõikavad ja liidavad molekule. Valgud voltuvad täpselt õigesse kujusse. DNA kopeerib ennast tuhandeid kordi sekundis. Ja kõik see toimub ilma dirigendita, ilma plaanita, ilma teadliku juhtimiseta. Kuidas on see võimalik? Kuidas saab selline täiuslikkus tekkida lihtsalt kaosest? Vastus peitub ühes kõige sügavamas avastuses, mida inimkond on kunagi teinud. Looduses on olemas struktuurid, mis mitte ainult ei talu kaost, vaid vajavad seda oma eksisteerimiseks. Teadlased nimetavad neid dissipatiivseks struktuurideks. Need on süsteemid, mis säilitavad oma korraldatuse ainult tänu pidevale energiavoolule läbi nende. Nad on nagu jõekeeris, mis eksisteerib ainult seni, kuni vesi voolab. Peata vool ja keeris kaob. Aga kui vool jätkub, võib keeris püsida tunde, päevi, isegi aastaid, säilitades oma kuju vaatamata sellele, et vesi, mis seda moodustab, vahetub pidevalt. Teie keha on täpselt selline keeris. Mitte metafoorselt, vaid sõna otseses mõttes. Iga 7–10 aasta jooksul vahetuvad välja peaaegu kõik aatomid teie kehas. Kaltsium teie luudes asendub uue kaltsiumiga toidus. Süsinik teie valkudes tuleb õhust, mida hingate, ja toidust, mida sööte. Isegi teie DNA molekulid, mis kannavad teie geneetilist informatsiooni, koostatakse pidevalt uuesti uutest aatomitest. Te olete nagu laev, mille iga laud on aja jooksul välja vahetatud, aga mis on ikka sama laev. Te olete muster, mitte materjal. Te olete protsess, mitte objekt. Aga see ei ole ainult teie keha. Kogu loodus on täis selliseid mustreid. Vaadake tormi. Orkaan on dissipatiivsne struktuur. See on õhu ja veeauru keeris, mis eksisteerib ainult tänu energiavoolule. Soe, niiske õhk tõuseb ookeani kohal, külm õhk langeb. Corioolise jõud, mis tuleneb maa pöörlemisest, paneb õhu pöörlema. Ja kui tingimused on õiged, kui temperatuuride vahe on piisavalt suur, kui niiskust on piisavalt palju, tekib keeris, mis võib kasvada 100 kilomeetreid laiuseks ja kesta nädalaid. Orkaan on korraldatud struktuur, aga see ei riku entroopia seadust. Vastupidi, orkaan on viis, kuidas atmosfäär suurendab entroopiat kiiremini, levitades soojust ookeanilt maismaa poole, segades õhukihte, muutes korraldatud energia kaootiliseks soojuseks. Või vaadake kristalli. Kui soolvesi aurustub, jäävad soolaosakesed järele. Aga nad ei jää juhuslikult. Nad paigutuvad täiuslikusse geomeetrilisse mustrisse. Iga naatriumioon,
leiab oma koha kloriidioonide vahel. Iga kloriidioon leiab oma koha naatriumioonide vahel. Tulemuseks on kristall, struktuur, kus miljonid aatomid on paigutatud täpse sümmeetriaga. Kuidas nad teavad, kuhu minna? Nad ei tea, nad lihtsalt järgivad füüsika seadusi. Elektriline tõmme ja tõukejõud dikteerivad, kus iga ioon peab olema. Ja kuna kristalliline paigutus on energeetiliselt kõige stabiilsem, kõige madalaima energiaga seisund, siis aatomid, quote 0, langevad, quote 1, sellesse seisundisse nagu kivi langeb orgu. Kord tekib, mitte vaatamata kaosele, vaid tänu sellele. Aga kristall on lihtne, see on staatiline struktuur. Palju huvitavamad on dünaamilised struktuurid, mis muutuvad ja arenevad. Võtame näiteks penaardirakud. Kui kütte õhukest vedeliku kihti alt, juhtub midagi ootamatu. Esialgu levib soojus lihtsalt üles, molekulid liiguvad juhuslikult. Aga kui temperatuuride vahe ületab teatud läve, tekib äkki muster. Vedelik organiseerub kuusnurkseteks rakkudeks. Igas rakus tõuseb soe vedelik keskelt üles ja külm vedelik langeb servadest alla. Kogu pind muutub korrapäraseks mesitaruks. Kord tekib spontaanselt kaosest, ilma välise juhita, lihtsalt tänu energiavoolule läbi süsteemi. See on enese organiseerumine. See on üks võtmekontseptsioone kaasaegses teaduses. Enese organiseerumine tähendab, et keerulised mustrid võivad tekkida lihtsatest reelitest, ilma keskse plaani või juhtimiseta. Iga osa süsteemist järgib lihtsaid kohalikke reegleid, reageerides oma lähiümbruse tingimustele. Aga kui kõik osad teevad seda korraga, tekib globaalne muster, mis on palju keerulisem kui ükski üksikosa. Vaadake lindude parve. Iga lind järgib 3 lihtsat reeglit. Püsi oma naabrite lähedal, aga mitte liiga lähedal. Lenda samas suunas kui naabrid. Väldi kokkupõrkeid. Ükski lind ei tea, milline on kogu parve kuju. Ükski lind ei juhi parve. Aga kui 1000 linnud järgivad need lihtsaid reegleid, tekib parv, mis liigub nagu üks organism, muutes suunda sünkroonselt, vältides kiskjaid, leidides toitu. Parv on dissipatiivne struktuur, mis eksisteerib ainult tänu pidevale informatsioonivoolule lindude vahel. Või vaadake termiitide pesa. Üksik termiit on lihtne putukas, kellel on väike aju ja piiratud võimed. Aga miljonid termiidid koos suudavad ehitada struktuure, mis on meetreid kõrged, millel on keerulised ventilatsioonisüsteemid, temperatuuriregulatsioon, seenekasvatuse kambrid. Kuidas? Iga termiit järgib lihtsaid reegleid. Kui leiad savitüki, vii see kohta, kus on juba teisi savitükke. Kui tunned teatud keemilist signaali, hakka ehitama. Kui struktuur on valmis, lõpeta. Ükski termiit ei näe kogu pesa plaani, aga kogu kolooniana nad loovad arhitektuurilise imeväärse. Need näited näitavad midagi sügavat. Keerukus ei vaja keerulist juhtimist. Keerukus võib tekkida lihtsatest osadest, mis järgivad lihtsaid reegleid, kui nad on ühendatud energia või informatsioonivooluga. See on põhimõte, mis kehtib kõikjal looduses, alates aatomitest kuni ökosüsteemideni, alates molekulidest kuni ühiskondadeni. Aga kuidas see seostub entroopia paradoksiga? Kuidas need eneseorganiseeruvad struktuurid ei riku termodünaamika teist seadust? Vastus on, et nad kõik on avatud süsteemid. Nad kõik vahetavad energiat ja ainet oma keskkonnaga. Penaardirakud eksisteerivad ainult tänu soojuse voolule alt üles. Orkaan eksisteerib ainult tänu energiavoolule ookeanilt atmosfääri. Termiitide pesa eksisteerib ainult tänu energiavoolule toidust termiitidesse ja soojusena keskkonda. Ja teie keha eksisteerib ainult tänu energiavoolule toidust teie rakkudesse ja soojusena ümbritsevasse ruumi. Iga kord, kui need struktuurid loovad korda enda sees, nad loovad rohkem kaost enda ümber.
Iga kord, kui teie rakud ehitavad uusi valke, nad toodavad soojust ja jäätmeid. Iga kord, kui orkaan organiseerib õhuvoolusid, see levitab soojust ja suurendab atmosfääri üldist entroopiat. Iga kord, kui kristall kasvab, see vabastab soojust lahusesse. Kohalik kord ostetakse globaalse kaose hinnaga. Entroopia seadus ei ole rikutud. See on täidetud, aga viisil, mis võimaldab ajutist kohalikku keerukust. Ja siin tuleb mängu aeg. Dissipatiivsed struktuurid ei ole igavesed. Nad eksisteerivad ainult seni, kuni energiavool jätkub. Peata energiavool ja struktuur laguneb. Teie keha ilma toiduta hakkab lagunema. Orkaan ilma sooja ookeanivee ja niiske õhuta hakkab nõrgenema. Benaardi-rakud ilma soojuse vooluta kaovad. Kõik need struktuurid on ajutised, mööduvad, haprad. Nad on nagu leegid, mis põlevad ainult seni, kuni on kütust. Aga mõned struktuurid on stabiilsemad kui teised. Mõned suudavad kohaneda muutuvate tingimustega. Mõned suudavad isegi paljuneda, luues koopiaid iseendast. Ja kui struktuur suudab paljuneda, siis see võib evolutsioneeruda. See võib muutuda aja jooksul, kohanedes paremini oma keskkonnaga, muutudes efektiivsemaks energia kasutamisel, muutudes keerulisemaks ja võimekamaks. See toob meid tagasi elu juurde. Elu on dissipatiivsete struktuuride kõrgeim vorm. Rakk on uskumatult keeruline dissipatiivne struktuur, mis säilitab ennast tänu pidevale energia ja ainevoolule. Aga rakk on rohkem kui lihtsalt keeris. Rakk suudab paljuneda. Rakk kannab endas informatsiooni, kuidas ennast ehitada. See informatsioon on kodeeritud DNA molekulis, 46 kromosoomist, mis sisaldavad umbes 3 miljardit keemilist tähte. See on retsept, kuidas ehitada inimene. Aga see retsept ei ole täiuslik. Iga kord, kui DNA kopeeritakse, tehakse vigu. Enamik vigu on kahjulikud või neutraalsed, aga mõned vead on kasulikud. Nad muudavad organismi natuke paremaks ellujääjaks, natuke efektiivsemaks paljunejaks. Ja aja jooksul, põlvkondade jooksul, need kasulikud mutatsioonid kogunevad. Organism muutub. See kohaneb. See evolutsioneerub. Evolutsioon on protsess, kus dissipatiivsed struktuurid muutuvad aja jooksul järjest keerulisemaks ja kohanemise võimelisemaks. Aga evolutsioon ei ole eesmärgipärane. Evolutsioonil ei ole plaani. Evolutsioon ei püüa luua keerukust. Evolutsioon on lihtsalt see, mis juhtub, kui paljunevad struktuurid konkureerivad piiratud ressursside pärast. Need, kes on paremad energia hankimisel ja kasutamisel, jätavad rohkem järglasi. Need, kes on halvemad, surevad välja. Tulemuseks on järk-järguline, aga pidev muutus, mis viib järjest keerulisemate ja võimekamate organismideni. Ja siin on paradoks. Evolutsioon loob korda, aga see ei ole kavandatud kord. See on kord, mis tekib kaosest, juhuslikest mutatsioonidest ja pimest valikust. Iga organism on eksperiment. Enamik eksperimente ebaõnnestuvad, aga mõned õnnestuvad. Ja need, mis õnnestuvad, jäävad ellu ja paljunevad. Aja jooksul kogunevad õnnestunud eksperimendid, luues järjest keerulisemaid ja imeväärsemat eluvorme. Vaadake oma kätt uuesti. See käsi on 4 miljardi aasta evolutsiooni tulemus. See käsi pärineb kalast, kellel olid uimed. Need uimed pärinevad ussist, kellel olid segmendid. See uss pärineb rakkudest, mis õppisid koostööd tegema. Need rakud pärinevad molekulidest, mis õppisid ennast kopeerima. Ja need molekulid pärinevad aatomitest, mis tekkisid tähtedes, mis tekkisid gaasipilvedest, mis tekkisid suure pauguga. Teie käsi on kogu universumi ajaloo kehastus. Teie käsi on viis, kuidas universum on õppinud ennast korraldama, alates kaosest ja jõudes keerukuseni. Aga miks?
Miks universum loob neid struktuure? Miks mitte lihtsalt jääda tasakaalu, kus miski ei juhtu? Vastus on, et universum ei ole tasakaalus. Universum on kaugel tasakaalust. Ja kuni see on kaugel tasakaalust, kuni on energiagradiendid, kuni on temperatuuride vahed, kuni on tiheduse erinevused, seni saab energia voolata. Ja kus energia voolab, sean saab tekkida struktuur. Aga see ei ole igavene. Iga kord, kui tekib struktuur, see tasandab gradienti natuke. Iga kord, kui täht põleb, see muudab kõrge energia vesinikku madala energia heeliumiks ja rauaks. Iga kord, kui organism elab, see muudab kõrge energia toitu madala energia soojuseks ja jäätmeteks. Iga kord, kui orkaan pöördleb, see tasandab temperatuuride vahet ookeani ja atmosfääri vahel. Kõik need protsessid viivad universumit lähemale tasakaalule, lähemale seisundile, kus enam ei ole gradiendid, enam ei voola energia, enam ei teki struktuure. Aga see võtab aega, palju aega. Tähed põlevad miljoneid või miljardeid aastaid. Galaktikad eksisteerivad triljoneid aastaid. Ja kõik see aeg on võimalus keerukusele. Kõik see aeg on võimalus struktuuridele tekkida, areneda, muutuda. Kõik see aeg on võimalus universumil uurida kõiki oma võimalusi. Ja mõned neist võimalustest on uskumatult keerulised. Mõned neist võimalustest on nii keerulised, et nad suudavad mõelda. Nad suudavad uurida. Nad suudavad mõista. Teie aju on selline võimalus. Teie aju on dissipatiivsete struktuuride kõrgeim vorm, mida me teame. Teie aju koosneb 86 miljardist neuronitist, millest iga üks on ühendatud tuhandete teiste neuronite. Kokku on teie ajus umbes 100 triljonit ühendust. Ja need ühendused ei ole juhuslikud. Nad on korraldatud mustritesse, mis kodeerivad informatsiooni, mis salvestavad mälestusi, mis genereerivad mõtteid. Iga kord, kui te mõtlete, energia voolab läbi teie aju. Glükoos ja hapnik teie veres muudetakse ATP molekulideks, mis on rakkude energiavaluuta. ATP kasutatakse neuronite elektriliste signaalide genereerimiseks. Need signaalid levivad läbi neuronite võrgustiku, aktiveerides mõned neuronid ja inhibeerides teisi. Tulemuseks on muster, dünaamiline, pidevalt muutuv muster elektrilisest aktiivsusest, mis on teie mõte, teie tunne, teie kogemus. Aga see muster ei ole staatiline, see muutub pidevalt. Iga uus kogemus muudab teie aju natuke. Iga uus mälestus loob uusi ühendusi neuronite vahel. Iga uus oskus tugevdab olemasolevaid ühendusi. Teie aju on plastne, kohanemisvõimeline, pidevalt muutuv. Teie aju on dissipatiivsne struktuur, mis mitte ainult ei säilita ennast, vaid ka õpib, areneb, muutub. Ja see õppimine, see areng, see muutumine on samuti viis, kuidas universum suurendab entroopiat. Teie aju kasutab umbes 20 vatti energiat, umbes 20% teie keha kogu energia tarbimisest. See energia muudetakse lõpuks soojuseks, mis kiirgub teie peast ümbritsevasse ruumi. Teie mõtlemine, teie õppimine, teie teadvus on kõik viisid, kuidas energia voolab läbi teie ja muutub entroopiat suurendavaks soojuseks. Aga selle protsessi kõrvalsaadusena tekib midagi uskumatut. Tekib mõistmine, tekib teadlikkus, tekib võime mõista universumit, milles me elame. Tekib võime küsida küsimusi nagu miks ja kuidas ja mis on minu koht selles kõiges. Ja need küsimused viivad meid tagasi entroopia paradoksi juurde. Me oleme näinud, kuidas kord võib tekkida kaosest. Me oleme näinud, kuidas dissipatiivsed struktuurid võivad eksisteerida tänu energiavoolule. Me oleme näinud, kuidas enese organiseerumine võib luua keerukust ilma keskse plaanita. Aga on veel üks küsimus, mis vajab vastust. Miks just need struktuurid? Miks just see keerukus? Miks mitte mingid teised vormid?
Vastus on, et universum uurib kõiki võimalusi. Iga võimalik struktuur, mis on kooskõlas füüsika seadustega, võib tekkida, kui tingimused on õiged. Mõned struktuurid on stabiilsemad kui teised. Mõned on efektiivsemad energia kasutamisel. Mõned on paremad paljunemisel. Ja need, mis on paremad, jäävad kauemaks, levivad laiemalt, muutuvad tavalisemaks. Aga parem ei tähenda kavandatud. Parem tähendab lihtsalt sobivam antud tingimustesse. Dinosaurused olid paremad 65 miljoni aasta eest. Aga kui asteroid tabas maad ja tingimused muutusid, dinosaurused ei olnud enam paremad. Väikesed imetajad, kes suutsid ellu jääda pimeduses ja külmas, said paremaks. Ja need imetajad evolutsioneerusid lõpuks primaatideks. Ja primaadid evolutsioneerusid inimesteks. Ja inimesed lõid tsivilisatsiooni. Aga tsivilisatsioon on samuti dissipatiivsne struktuur. Tsivilisatsioon eksisteerib ainult tänu pidevale energiavoolule. Me kaevandame fossiilseid kütuseid, me ehitame tuumajaamu, me püüame päikesevalgust, me muudame selle energia toiduks, soojuseks, valguseks, liikumiseks, informatsiooniks. Ja kõik see energia muutub lõpuks soojuseks, mis kiirgub maalt kosmosesse. Me oleme planeedi suurune dissipatiivsne struktuur, mis suurendab entroopiat kiiremini kui ükski teine teadaolev süsteem maal. Aga kas see tähendab, et me oleme lihtsalt entroopia teenrid? Kas meie ainus eesmärk on muuta korraldatud energiat kaootiliseks soojuseks? Ühes mõttes jah, aga teises mõttes ei, sest selle protsessi kõrvalsaadusena me loome. Me loome kunsti, muusikat, kirjandust. Me loome teadust, tehnoloogiat, filosoofiat. Me loome tähendust, eesmärki, väärtust. Ja need asjad, kuigi nad on füüsiliselt lihtsalt mustrid aatomites ja molekulides, on subjektiivselt reaalsed ja olulised. Teie elu on dissipatiivsne struktuur. Aga see ei tee seda vähem väärtuslikuks. Vastupidi, see teeb seda väärtuslikumaks, sest olete haruldane, ebatõenäoline, ajutine saar korraldatust kaose ookeanis. Te olete viis, kuidas universum on õppinud ennast tundma. Te olete viis, kuidas aatomid, mis tekkisid tähtedes miljardeid aastaid tagasi, on õppinud mõtlema, tundma, armastama, looma. Ja see on entroopia paradoksi tõeline lahendus. Kord ja kaos ei ole vaenlased. Nad on partnerid. Kaos loob tingimused korra tekkeks. Kord suurendab kaost efektiivsemalt. Ja selles tantsus, selles pidevas vahetuses energia ja informatsiooni vahel tekivad kõik uskumatud struktuurid, mida me näeme. Tähed, planeedid, elu, teadvus, tsivilisatsioon. Te olete osa sellest tantsust. Iga hingetõmme, iga südamelöök, iga mõte on samm selles tantsus. Te ei ole vaataja, te olete osaleja. Te ei ole eraldatud universumist. Te olete universum, kogevas iseennast, mõistmas iseennast, imestamas iseenda üle. Ja see imestus, see võime näha ilu keerukuses, näha tähendust mustrites, näha seoseid nähtuste vahel, on samuti osa universumi evolutsioonist. Sest universum ei ole lihtsalt füüsiline süsteem. Universum on ka informatsioonisüsteem. Iga struktuur kannab informatsiooni. Iga protsess töötleb informatsiooni. Ja teadus on viis, kuidas informatsioon muutub teadlikuks iseendast. Kui te vaatate tähistaevast, te näete valgust, mis on reisitud miljoneid või miljardeid aastaid. See valgus kannab informatsiooni tähtede kohta, mis võib-olla ei eksisteeri enam. Aga kui see valgus jõuab teie silma, kui see aktiveerib fotoretseptoreid teie võrkkestas, kui need signaalid jõuavad teie aiu ja muutuvad teadlikuks kogemuseks, siis informatsioon on muutunud teadmiseks. Universum on õppinud iseenda kohta midagi uut. Ja see on võib-olla kõige sügavam mõte. Me ei ole lihtsalt universumis. Me oleme viis, kuidas universum mõistab iseennast. Me oleme viis, kuidas aatomid ja molekulid, mis järgivad pimesi füüsika seadusi,
on muutunud süsteemideks, mis suudavad neid seadusi mõista. Me oleme viis, kuidas kaos on muutunud teadlikuks iseendast. Aga see teadlikkus on habras. See sõltub paljudest tingimustest. See vajab stabiilset planeeti, stabiilset tähte, stabiilset galaktikat. See vajab pidevat energiavoolu. See vajab keerulist ökosüsteemi, mis toodab hapnikku ja toitu. See vajab miljardeid aastat evolutsiooni. Ja kõik need tingimused on ajutised. Ükski neist ei kesta igavesti. Aga praegu, siin ja nüüd, need tingimused on olemas. Praegu, siin ja nüüd te olete elus, teadlik, võimeline mõtlema ja tundma. Praegu, siin ja nüüd te olete osa universumi suurest eksperimendist keerukusega. Ja see on ime. Mitte üleloomulik ime, vaid loomulik ime. Ime, mis tuleneb füüsika seadustest, mitte vaatamata neile. Sulgege hetkeks silmad. Mitte kauaks, ainult mõneks sekundiks. Tehke seda nüüd. Ja kui te need uuesti avasite, küsige endalt. Kus te olite? Kus oli teie teadvus nende sekundite jooksul, kui maailm oli pimeduses? Te võite öelda, et te olite siin, oma peas, oma ajus. Aga mis täpselt on see siin? Mis on see koht, kus kogemus toimub? Ja veel olulisem, kuidas füüsilised protsessid teie ajus, elektrilised impulsid ja keemilised reaktsioonid muutuvad subjektiivseks kogemuseks, tundeks, et olete keegi, kes kogeb. See on teadvuse raske probleem. Ja see viib meid entroopia paradoksi kõige sügavamale tasandile. Sest kui me räägime korrast ja kaosest, me ei räägi ainult füüsilistest struktuuridest. Me räägime ka informatsioonist. Ja informatsioon on midagi erilist. Informatsioon ei ole lihtsalt aatomite paigutus. Informatsioon on tähendus, mis on kodeeritud sellesse paigutusse. Ja tähendus nõuab kedagi, kes seda tõlgendab. Vaadake DNA molekuli. Füüsiliselt on see lihtsalt ahel keemilistest ühendites. Adeniin, guaniin, tsütosiin, tümiin. 4 tähte, korrutatud 3 miljardit korda, paigutatud topeltspiraali. Aga need tähed ei ole juhuslikud. Nad kannavad juhiseid, kuidas ehitada valke. Nad kannavad informatsiooni, kuidas ehitada teie. Aga kuidas keemilised molekulid teavad, mida teha? Kuidas nad loevad seda informatsiooni? Vastus on, et nad ei tea, nad ei loe. Nad lihtsalt reageerivad. Ensüümid seonduvad DNA-ga teatud kohtades sõltuvalt nende kujust ja elektrilisest laengust. Need ensüümid kopeerivad DNA järjestust RNA-ks. RNA liigub ribosoomidesse, kus teised molekulid loevad seda 3 tähe kaupa ja toovad vastavad amiinohapped. Amiinohapped ühendatakse ahelaks, mis voltub valgumolekuliks. Kogu protsess on mehaaniline, keemiline, füüsiline. Ükski molekul ei mõista informatsiooni, aga süsteemina, koos, nad rakendavad seda informatsiooni. See on informatsiooni paradoks. Informatsioon eksisteerib ainult kontekstis. Samad DNA tähed võivad tähendada erinevaid asju erinevates organismides. Sama valgujärjestus võib voltuda erinevalt erinevates tingimustes. Informatsioon ei ole objektiivne omadus molekulidel. Informatsioon on suhe molekulide ja nende keskkonna vahel. Ja see suhe on dünaamiline. See muutub pidevalt. Iga kord, kui rakk jaguneb, DNA kopeeritakse. Aga kopeerimine ei ole täiuslik. Tehakse vigu, mutatsioone. Enamik mutatsioone on kahjulikud või neutraalsed. Aga mõned muudavad informatsiooni viisil, mis teeb organismi natuke paremaks ellujääjaks. Ja need muutused kogunevad põlvkondade jooksul. Informatsioon evolutsioneerub. Aga evolutsioon ei ole ainult DNA muutuste kohta. Evolutsioon on ka õppimise kohta. Teie aju ei ole lihtsalt DNA poolt määratud struktuur. Teie aju on struktuur, mis muutub kogemuse kaudu. Iga kord, kui te õpite midagi uut, teie aju füüsiline struktuur muutub.
Uued ühendused tekivad neuronite vahel. Olemasolevad ühendused tugevnevad või nõrgenevad. Informatsioon, mis oli välises maailmas, muutub informatsiooniks teie ajus. Ja see informatsioon ei ole lihtsalt salvestatud. See on aktiivne. See mõjutab, kuidas te tajute maailma, kuidas te mõtlete, kuidas te käitute. Teie mälestused, teie teadmised, teie uskumused, need kõik on mustrid neuronite ühenduste vahel. Ja need mustrid on pidevalt aktiivsed, pidevalt suhtlevad omavahel, pidevalt mõjutavad teie teadvust. Aga mis on teadvus? Kuidas füüsilised mustrid ajus muutuvad subjektiivseks kogemuseks? See on küsimus, millele teadus ei ole veel täielikku vastust leidnud. Aga on vihjeid. Üks vihje tuleb kvantmehaanikast. Kvantmaailmas, aatomite ja subatomaarsete osakeste maailmas, reaalsus käitub veidral viisil. Osake võib olla mitmes kohas korraga, kuni seda mõõdetakse. 2 osakest võivad olla põimunud, nii et ühe mõõtmine mõjutab koheselt teist, isegi kui nad on valgusaastate kaugusel. Ja kõige veidram, vaatleja mõjutab vaadeldavat. Mõõtmise akt muudab süsteemi seisundit. See viimane punkt on eriti oluline. Kvantmehaanika ütleb, et enne mõõtmist on osake kõigis võimalikes seisundites korraga, NND superpositsioon. Aga kui me mõõdame osakest, see kollabeerub ühte kindlasse seisundisse. Ja see kollaps sõltub sellest, mida me mõõdame ja kuidas me mõõdame. Aga mis on mõõtmine? Kas see nõuab teadlikku vaatlejat või piisab lihtsalt füüsilisest interaktsioonist? See on üks suurimaid vaidlusi kvantmehaanika filosoofias. Mõned füüsikud, nagu Eugene Wigner, väitsid, et teadvus on vajalik kvantseisundi kollapsiks. Teised, nagu Niels Bohr, väitsid, et piisab lihtsalt makroskoopilisest mõõteriistast. Ja veel teised, nagu Hugh Everett, väitsid, et kollaps ei toimu üldse, vaid universum hargneneb igal mõõtmisel mitmeks paralleelseks universumiks. Me ei tea, kumb tõlgendus on õige, aga me teame, et kvantmehaanika näitab midagi sügavat. Reaalsus ei ole täielikult määratud enne, kui seda vaadeldakse. Informatsioon ei ole lihtsalt olemas seal väljas. Informatsioon tekib interaktsioonis vaatleja ja vaadeldava vahel. Ja see toob meid tagasi entroopia juurde. Sest entroopia on samuti informatsiooni kohta. Mäletate Boltzmanni definitsiooni? Entroopia on seotud võimalike mikroseisundite arvuga, mis vastavad antud makroseisundile. Aga võimalik sõltub sellest, mida me teame. Kui me teame täpselt, kus iga osake on ja kuidas see liigub, siis entroopia on 0. Aga kui me teame ainult makroskoopilisi omadusi, nagu temperatuur ja rõhk, siis entroopia on suur. Seega entroopia ei ole ainult füüsiline omadus. Entroopia on ka epistemoloogiline omadus, mis sõltub meie teadmistest. Ja see tähendab, et entroopia paradoks ei ole ainult füüsika paradoks. See on ka informatsiooni paradoks. Kuidas saab informatsioon suureneda süsteemis, kus entroopia suureneb? Kuidas saab kord tekkida, kui meie teadmatus kasvab? Vastus on, et informatsioon ja entroopia ei ole vastandid. Nad on seotud, aga keeruliselt. Claude Shannon, informatsiooniteooria rajaja, näitas, et informatsioon on seotud ebakindlusega. Mida rohkem ebakindlust on, seda rohkem informatsiooni on vaja selle vähendamiseks. Ja ebakindlus on seotud entroopia. Kõrge entroopia tähendab suurt ebakindlust. Madal entroopia tähendab väikest ebakindlust. Aga siin on huvitav pööre. Kui süsteem on täielikus tasakaalus, maksimaalse entroopia juures, siis seal ei ole informatsiooni. Kõik on ühtlane, ühesugune, ennustatav. Aga kui süsteem on kaugel tasakaalust, kui seal on gradiendid ja struktuurid, siis seal on informatsioon. Struktuurid kannavad informatsiooni oma kuju, oma asukoha, oma liikumise kohta. Ja see informatsioon võib olla kasulik.
Elus organismis on informatsioon elutähtis. DNA kannab informatsiooni, kuidas ehitada organism. Aju kannab informatsiooni keskkonna kohta. Rakkude vaheline kommunikatsioon kannab informatsiooni kehaseisundi kohta. Ja kogu see informatsioon on kasutatud, et hoida organism elus, et hoida see kaugel termodünaamilisest tasakaalust. Aga informatsiooni hoidmine ja töötlemine nõuab energiat. Iga kord, kui neuron aktiveerub, see kasutab ATP molekule. Iga kord, kui rakk kopeerib DNA-d, see kasutab energiat. Iga kord, kui te mõtlete, teie aju tarbib glükoosi ja hapnikku. Ja kogu see energia muutub lõpuks soojuseks, suurendades entroopiat. Seega on kompromiss. Informatsioon võib vähendada kohalikku entroopiat, aga ainult globaalse entroopia suurenemise hinnaga. Teie aju võib luua korraldatud mõtteid ja mälestusi, aga ainult tarbides energiat ja tootes soojust. Teie keha võib säilitada oma struktuuri, aga ainult metaboliseerides toitu ja hingates välja süsinikdioksiidi. Ja see toob meid tagasi küsimuse juurde. Miks? Miks universum loob süsteeme, mis töötlevad informatsiooni? Miks mitte lihtsalt lasta energial hajuda ühtlaselt, ilma struktuuride, ilma informatsiooni, ilma teadvuseta? Üks võimalik vastus tuleb füüsikult John Archibald Wheelerilt. Wheeler pakkus välja, et informatsioon ei ole lihtsalt füüsika kõrvalprodukt. Informatsioon on füüsika alus. Ta kuulsas fraasis From bit for igaeksi. Iga füüsiline asi, iga it tuleneb informatsioonist bit-pist. Reaalsus ei ole tehtud ainetest ja energiast. Reaalsus on tehtud informatsioonist. Ja aine ja energia on viisid, kuidas see informatsioon väljendub. Kui see on tõsi, siis entroopia paradoks saab uue tähenduse. Universum ei ole lihtsalt füüsiline süsteem, mis liigub tasakaalu poole. Universum on informatsioonisüsteem, mis uurib kõiki võimalikke seisundeid. Ja keerulised struktuurid, nagu elu ja teadvus, on viisid, kuidas universum töötleb informatsiooni, kuidas see õpib iseenda kohta. Aga kas see tähendab, et universum on teadlik? Kas universum teab midagi? Enamik teadlasi ütleks ei. Teadvus, nagu me seda tunneme, nõuab spetsiifilist tüüpi informatsiooni töötlemist. Integreeritud informatsiooni, mis on kättesaadav ühele süsteemile. Teie aju on selline süsteem, aga universum tervikuna ei ole. Universum ei ole integreeritud. Informatsioon universumis on hajutatud, fragmenteeritud, mitte ühendatud üheks kogemuseks. Aga võib-olla on teadvus spekter, mitte binaarne omadus. Võib-olla on erinevaid tasemeid teadvust, alates lihtsatest süsteemidest, mis reageerivad oma keskkonnale, kuni keeruliste süsteemideni, nagu inimaju, mis suudavad reflekteerida iseenda üle. Ja võib-olla on universum ise mingil väga primitiivsel tasemel teadlik oma seisundist. Mitte subjektiivses mõttes, vaid informatsiooni töötlemise mõttes. See on spekulatiivne, aga see näitab, kui sügavalt entroopia paradoks ulatub. See ei ole lihtsalt küsimus füüsikast. See on küsimus metafüüsikast. Küsimus reaalsuse loomuse kohta. Ja vastused, mida me leiame, muudavad meie arusaama sellest, kes me oleme ja mis on meie koht universumis. Aga tuleme tagasi konkreetsema juurde. Tuleme tagasi teie juurde, siin ja nüüd. Te olete süsteem, mis töötleb informatsiooni. Iga sekund jõuab teie meeltesse umbes 11 miljonit bitti informatsiooni. 2 miljonit bitti nägemisest, 1 miljon bitti kuulmisest, ülejäänud puudutusest, lõhnast, maitsest, propriotseptsioonist. Aga teie teadlik meel suudab töödelda ainult umbes 50 bitti sekundis. Ülejäänud filtreeritakse välja, ignoreeritakse, unustatakse. See filtreerimine ei ole juhuslik. See põhineb teie varasematel kogemustel, teie ootustel,
teie eesmärkidel. Teie aju ennustab pidevalt, mida te peaksite nägema, kuulma, tundma. Ja kui reaalsus vastab ennustusele, te ei pane tähelepanu. Aga kui on erinevus, kui midagi ootamatut juhtub, siis teie tähelepanu aktiveerub. Te muutute teadlikuks. Seega teadvus ei ole passiivne peegeldus reaalsusest. Teadvus on aktiivne protsess, kus teie aju konstrueerib mudeli maailmast ja pidevalt uuendab seda mudelit uue informatsiooni põhjal. Ja see mudel ei ole täpne koopia reaalsusest. See on lihtsustatud, moonutatud, optimeeritud ellujäämiseks, mitte tõe jaoks. Näiteks teie nägemine. Te arvate, et te näete maailma selgelt ja detailselt. Aga tegelikult on ainult väike osa teie nägemisväljast, fovea, terav. Ülejäänud on hägune. Aga teie aju täidab lüngad, ekstrapoleerib, loob illusiooni täielikust nägemisest. Te ei näe maailma sellisena, nagu see on. Te näete maailma sellisena, nagu teie aju arvab, et see peaks olema. Ja see kehtib kõige kohta. Teie mälestused ei ole täpsed salvestused minevikust. Need on rekonstruktsioonid, mida muudetakse iga kord, kui te neid meenutate. Teie emotsioonid ei ole lihtsad reaktsioonid välisele maailmale. Need on tõlgendused, mis sõltuvad teie kehalisest seisundist, teie mõtetest, teie uskumustest. Isegi teie identiteeditunne. Tunne, et te olete sama inimene, kes te olite eile ja kes te olete homme, on konstruktsioon, narratiiv, mida teie aju pidevalt loob. Seega teie teadvus ei ole aken reaalsusesse. Teie teadvus on mudel, simulatsioon, virtuaalne reaalsus, mida teie aju genereerib. Ja see mudel on optimeeritud mitte tõe, vaid kasulikkuse jaoks. See on optimeeritud, et aidata teil ellu jääda, paljuneda, edasi anda oma geene. Aga siin on paradoks. Kuigi teie teadvus on mudel, see on ainus reaalsus, mida te otse kogate. Te ei saa kunagi astuda välja oma teadvusest ja näha maailma, nagu see tegelikult on. Kõik, mida te teate, kõik, mida te kogate, on filteeritud läbi teie meelte, tõlgendatud läbi teie aju, esitatud teie teadvuses. Teie jaoks on teie teadvus reaalsus. Ja see toob meid tagasi entroopia paradoksi juurde viimasel, kõige isiklikumal tasandil. Sest kui teie teadvus on mudel, kui see on konstruktsioon, siis mis on selle mudeli eesmärk? Miks universum loob süsteeme, mis konstrueerivad mudeleid iseendast? Üks vastus on, et mudelid võimaldavad ennustamist. Ja ennustamine võimaldab kontrolli. Kui te suudate ennustada, mis juhtub, kui te teete teatud asja, siis te suudate valida tegevusi, mis viivad soovitud tulemusteni. Ja see annab teile evolutsioonilise eelise. Organismid, kes suudavad ennustada ja kontrollida oma keskkonda, elavad kauem ja jätavad rohkem järglasi. Aga inimestel on see võime arenenud kaugemale kui üheski teises liigis. Me ei ennusta ainult lähitulevikku. Me ennustame kaugeid tulevikke. Me planeerime, me projekteerime, me kujutleme. Me loome mudeleid mitte ainult sellest, mis on, vaid ka sellest, mis võiks olla. Ja siis me muudame maailma, et see vastaks meie mudelitele. See on tehnoloogia, see on kunst, see on teadus, see on tsivilisatsioon. Kõik need on viisid, kuidas me võtame informatsiooni, töötleme seda ja kasutame seda maailma muutmiseks. Ja iga kord, kui me seda teeme, me suurendame entroopiat. Me kaevandame maavarasid, me põletame kütuseid, me ehitame masinaid, me toodame soojust ja jäätmeid. Me oleme muutunud geoloogiliseks jõuks, võimeliseks muutma planeedi kliimat, ökosüsteeme, isegi geoloogiat. Aga kas see on hea või halb? Kas me oleme entroopia teenrid, kiirendades universumi liikumist tasakaalu poole? Või oleme me midagi enamat? Midagi, millel on oma väärtus, oma tähendus, oma eesmärk?
Vastus sõltub perspektiivist. Füüsika perspektiivist me oleme lihtsalt keerulised dissipatiivsed struktuurid, mis muudavad korraldatud energiat kaootiliseks soojuseks. Aga subjektiivse kogemuse perspektiivist me oleme palju rohkem. Me oleme olendid, kes tunnevad, mõtlevad, armastavad, loovad. Me oleme olendid, kellel on väärtused, eesmärgid, tähendused. Ja need asjad, kuigi nad on füüsiliselt lihtsalt mustrid aatomites, on subjektiivselt reaalsed ja olulised. Ja siin on entroopia paradoksi lõplik lahendus. Tähendus ei ole objektiivne omadus universumil. Tähendus on midagi, mida me loome. Tähendus tekib, kui informatsioon töödeldakse süsteemis, mis suudab seda tõlgendada, väärtustada, kasutada. Ja me oleme sellised süsteemid. Te olete tähenduse looja. Iga kord, kui te vaatate päikeseloojangut ja tunnete ilu, te loote tähendust. Iga kord, kui te õpite midagi uut ja tunnete uudishimu rahuldust, te loote tähendust. Iga kord, kui te armastate kedagi ja tunnete seost, te loote tähendust. Need kogemused ei ole illusioonsed. Need on reaalsed. Nii reaalsed, kui miski võib olla. Aga need kogemused on ka ajutised. Nagu kõik dissipatiivsed struktuurid, ka teie teadvus on möödav. Ühel päeval energiavool, mis hoiab teid elus, lakkab. Teie keha laguneb, teie aju lakkab töötamast, teie teadvus kaob. Ja aatomid, mis moodustasid teid, hajuvad tagasi keskkonda, saades osaks teistest struktuuridest, teistest protsessidest. Aga see ei tee teie elu vähem väärtuslikuks. Vastupidi, see teeb selle väärtuslikumaks, sest te olete haruldane, ebatõenäoline, ajutine fenomen. Te olete viis, kuidas universum on õppinud ennast tundma, mõistma, väärtustama. Te olete viis, kuidas kaos on muutunud teadlikuks iseendast, kui ainult hetkeks kosmilises ajas. Ja see hetk on nüüd. See hetk on siin. See hetk on teie elu, teie kogemus, teie teadvus. Ärge raiskake seda, muretsedes tuleviku pärast või kahetsedes minevikku. Olge siin, nüüd, täielikult kohal, täielikult elus. Sest see on kõik, mis meil on. See on kõik, mis meil kunagi on olnud. Ja see on kõik, mis meil kunagi saab olema. Entroopia paradoks ei ole probleem, mida lahendada. See on reaalsus, milles elada. See on mõistmine, et kord ja kaos ei ole vaenlased, vaid partnerid. Et elu ei ole võitlus entroopia vastu, vaid tants sellega. Et tähendus ei ole midagi, mida leida, vaid midagi, mida luua. Ja te loote seda iga päev, iga hetk, iga hingetõmbega. Te olete universum, mis on muutunud teadlikuks iseendast. Te olete kaos, mis on õppinud armastama korda. Te olete entroopia, mis on õppinud hindama ilu. See on teie pärand. See on teie kingitus. See on teie ime. Aga oodake, peatuge hetkeks. Ma tean täpselt, mida te mõtlete. Ma kuulen seda iga kord, kui räägin neist ideedest. See kõlab kaunilt, aga kas see pole lihtsalt poeetiline keelekasutus? Kas te ei ürita lihtsalt panna teaduslikku sõnastust millegi peale, mis on põhimõtteliselt müstiline? Kas entroopia ja teadvuse ühendamine ei ole pseudoteadus? Ja teate mis? See on õiglane küsimus. See on küsimus, mida iga aus teadlane peaks küsima. Sest teaduse ajalugu on täis ilusaid ideid, mis osutusid valeks. Täis elegantset matemaatikat, mis ei kirjeldanud reaalsust. Täis veenvaid narratiive, mis olid lihtsalt lood. Seega olge skeptiline, palun. Skeptitsism ei ole teaduse vaenlane. Skeptitsism on teaduse alus. Aga olge skeptiline õigesti. Ärge lükake tagasi ideed, sest need kõlavad ebatavalised. Lükake tagasi ideed, kui tõendid neid ei toeta. Ja küsige, millised on tõendid?
Alustame sellest, mida me teame kindlalt. Me teame, et termodünaamika teine seadus kehtib. Entroopia suureneb suletud süsteemides. See ei ole hüpotees. See ei ole teooria, mida võib ümber lükata. See on vaatluslik fakt, kinnitatud miljonite eksperimentidega, alates aurumasinatest kuni kosmoloogiliste vaatlusteni. Ükski teadlane ei vaidlusta seda. Me teame ka, et keerulised struktuurid eksisteerivad. Tähed, planeedid, elu, teadvus, need kõik on reaalsed. Need ei ole illusioonid. Need ei ole pseudoteaduslikud kontseptsioonid. Need on vaadeldavad, mõõdetavad, uuritavad fenomenid. Seega küsimus ei ole, kas need asjad eksisteerivad. Küsimus on, kuidas need eksisteerivad vaatamata entroopia seadusele. Ja siin me oleme kindlal pinnasel. Dissipatiivsete struktuuride teooria, mille välja töötasid Ilja Prigogin ja teised, ei ole spekulatsioon. See on rangelt matemaatiline raamistik, mis kirjeldab, kuidas kord võib tekkida süsteemides, mis on kaugel termodünaamilisest tasakaalust. Prigogin sai selle töö eest Nobeli preemia 1977. aastal. See on mainstream teadus, mitte ääreala. Eneseorganiseerumise nähtus, Benaari rakud, keemilised võnkumised, mustrite tekke, need kõik on reprodutseeritavad laboris. Iga ülikool, kus õpetatakse füüsikat või keemiat, saab need eksperimendid korrata. Need ei ole vaidlusalused. Evolutsiooniteooria, mis selgitab, kuidas keerulised organismid tekkisid lihtsatest, on üks kõige paremini toetatud teooriad kogu teaduses. Geneetika, paleontoloogia, võrdlev anatoomia, molekulaarbioloogia, kõik need valdkonnad kinnitavad evolutsiooni. Kui te kahtlete evolutsioonis, te ei kahtle ühes teoorias. Te kahtlete kogu kaasaegses bioloogias. Seega põhifaktid on kindlad. Aga mis on tõlgendusega? Mis on ideega, et elu ja teadvus on viisid, kuidas universum õpib või mõistab iseennast? Kas see ei ole liiga kaugele minek? Võib olla. Aga vaatame, mida see tegelikult tähendab. Kui me ütleme, et universum õpib, me ei räägi teadlikust õppimisest. Me räägime informatsioonist, mis akumuleerub süsteemides aja jooksul. DNA-molekul õpib evolutsiooni kaudu. Edukad variandid säilivad, ebaedukad kaovad. Aju õpib kogemuse kaudu. Neuronite ühendused muutuvad vastavalt sisendile. Need on füüsilised protsessid, mitte metafüüsilised. Kui me ütleme, et universum mõistab iseennast läbi teadvuse, me ei räägi kosmilisest teadvusest. Me räägime sellest, et informatsioon universumi kohta on kodeeritud struktuurides universumis endas. Teie aju sisaldab mudelit universumist. See mudel on osa universumist. Seega universum sisaldab informatsiooni iseenda kohta. See ei ole müstika, see on lihtsalt fakt. Aga kas see on kasulik viis mõelda? Kas see aitab meil midagi mõista, mida me muidu ei mõistaks? Ja siin tuleb huvitav osa. Jah, see aitab. See raamistik, kus me vaatame universumit kui informatsioonisüsteemi, on viinud konkreetsete, testitavate ennustusteni. Näiteks kvantinformatsiooniteooria on viinud kvantarvutite arendamiseni. Need ei ole hüpoteetilised masinad. Need on reaalsed seadmed, mis kasutavad kvantmehaanika põhimõtteid informatsiooni töötlemiseks viisil, mis on klassikaliste arvutitega võimatu. Google, IBM, teised suured ettevõtted investeerivad miljardeid dollareid nende arendusse. Kui aluseks olev teooria oleks pseudoteadus, need investeeringud oleksid mõttetud. Või vaatame neuroteadust. Arusaam, et teadvus on informatsioonitöötluse protsess, on viinud konkreetsete mudeliteni, kuidas aju töötab. Need mudelid on testitavad. Me saame mõõta aju aktiivsust fMRI-ga, EEG-ga, teiste meetoditega. Me saame võrrelda ennustusi vaatlustega. Ja paljud ennustused on kinnitust leidnud. Näiteks ennustav kodeerimise teooria, mis ütleb,
et aju pidevalt ennustab sisendeid ja uuendab oma mudeleid vigade põhjal, on selgitanud palju nähtusi, mida varasemad teooriad ei suutnud. Optilised illusioonid, fantoomvalu, skisofreenia sümptomid, kõik need saavad tähenduse selles raamistikus. See ei ole lihtsalt ilus lugu, see on töötav teaduslik mudel. Aga, ja siin on oluline aga, on ka asju, mida me ei tea, palju asju. Ja aus teadus nõuab, et me tunnistame neid lünki. Me ei tea, kuidas täpselt teadvus tekib füüsilistest protsessidest. Me teame, et aju aktiivsus korreleerub teadlike kogemustega. Me teame, et teatud ajupiirkonnad on vajalikud teatud tüüpi teaduse jaoks. Aga me ei tea, miks need füüsilised protsessid on saadud subjektiivse kogemusega. Miks on midagi, mida tundub olla neuron? See on raske probleem ja see on endiselt lahendamata. Me ei tea, kas teadvus on ainulaadne inimestele või kas see on laiem fenomen. Kas loomadel on teadvus? Tõenäoliselt jah, vähemalt mõnel määral. Aga kus on piir? Kas putukatel on teadvus? Kas taimedel? Kas bakteritel? Kas üksikutel rakkudel? Me ei tea. Meil on teooriad, aga mitte lõplikke vastuseid. Me ei tea, kas kvantmehaanika mängib rolli teadvuses. Mõned teadlased, nagu Roger Penrose ja Stuart Hameroff, on pakkunud, et kvantprotsessid mikrotuubulites, neuronites võivad olla olulised teadvuse tekkeks. Teised teadlased on skeptilised, väites, et aju on liiga soe ja märg kvantkoherentsuse säilitamiseks. Eksperimendid on vastuolulised, me ei tea. Me ei tea, kas teadvus võib eksisteerida mittebioloogilistes süsteemides. Kas piisavalt keerukas arvuti võiks olla teadlik? Kas tehisintellekt võiks omada subjektiivset kogemust? Mõned filosoofid ja teadlased ütlevad jah, kui informatsioonitöötlus on õige tüüpi. Teised ütlevad ei, et midagi bioloogilises ajus on ainulaadne. Me ei tea. Me ei tea, mis juhtub teadvusega pärast surma. Teadus ei saa uurida midagi, mis ei ole vaadeldav. Ja surmajärgne kogemus, kui see eksisteerib, ei ole vaadeldav elavate poolt. Mõned inimesed räägivad lähedastest surmakogemustest, aga need võivad olla selgitatavad ajuprotsessidega surma lähedal. Me ei tea. Ja kõige olulisem, me ei tea, mis on universumi lõplik saatus. Kas universum laieneb igavesti, muutudes külmemaks ja tühjemaks, kuni jõuab soojus surmani? Kas see kokkub uuesti suures krunšis? Kas see tsükliliselt pulseerib, lõputus suurte paukude ja krunšide jadas? Kas on multiversum, lõputu hulk paralleelseid universumeid? Me ei tea. Meil on mudelid, aga mitte vaatlusi, mis neid lõplikult kinnitaksid. Ja see teadmatus ei ole nõrkus, see on võimalus. Iga vastamata küsimus on kutse uurida, eksperimenteerida, avastada. Iga lünk meie teadmistes on koht, kus uus teadmine võib tekkida. Aga siin on veel üks asi, mida me ei tea, ja see on isiklikum. Me ei tea, mis on meie elu tähendus. Teadus võib öelda meile, kuidas me tekkisime. Teadus võib öelda meile, kuidas me töötame. Aga teadus ei saa öelda meile, miks me peaksime hoolima. Teadus ei saa öelda meile, mis on hea või halb, õige või vale, ilus või inetu. Need on küsimused, millele iga inimene peab ise vastama. Ja siin on paradoks. Kuigi teadus ei saa anda meile tähendust, see võib aidata meil mõista konteksti, milles me tähendust loome. Teadus näitab meile, et me oleme osa suuremast mustrist, suuremast protsessist, mis ulatub tagasi universumi alguseni ja edasi kaugesse tulevikku. Teadus näitab meile, et me ei ole eraldatud, vaid ühendatud. Ühendatud üksteisega, ühendatud eluga maal, ühendatud tähtedega, mis lõid meie aatomid, ühendatud universumiga endaga. Ja see ühendus võib olla tähenduse allikas. Mitte ainus allikas, aga üks allikas. Kui te mõistate, et iga aatom teie kehas on reisitud läbi ruumi ja aja, et iga hingetõmme ühendab teid atmosfääriga, mida on hinganud miljonid teised olendid,
et iga mõte teie peas on osa informatsioonivoolust, mis on jätkunud miljardeid aastaid. Kui te mõistate seda, siis võib-olla te tunnete midagi. Võib-olla te tunnete aukartust. Võib-olla te tunnete alandlikkust. Võib-olla te tunnete kuuluvust. Ja need tunded ei ole irratsionaalsed. Need ei ole vastuolus teadusega. Need on loomulikud vastused sügavale mõistmisele. Need on viisid, kuidas teie aju töötleb informatsiooni teie kohta universumis. Aga siin on veel üks asi, mida tunnistada. See mõistmine ei tee elu lihtsamaks. See ei lahenda teie probleeme. See ei võta ära valu, kaotust, kannatust. Elu on endiselt raske. Elu on endiselt ebakindel. Elu on endiselt lõplik. Aga võib-olla see mõistmine muudab meid asju talutavamaks. Võib-olla, kui te mõistate, et kannatus on osa protsessist, mis loob ka rõõmu. Et kaotus on osa tsüklit, mis loob ka uut elu. Et lõplikkus on see, mis teeb hetke väärtuslikuks. Võib-olla siis te suudate aksepteerida neid asju, mitte kui vigu, vaid kui reaalsuse omadusi. Sest reaalsus ei ole täiuslik. Reaalsus ei ole kavandatud teie mugavuseks. Reaalsus on, nagu see on. Keeruline, vastuoluline, sageli valulik, aga ka uskumatult ilus, uskumatult rikas, uskumatult täis võimalusi. Ja te olete osa sellest reaalsusest. Mitte väike ebaoluline osa. Mitte lihtsalt passiivsed vaataja. Te olete aktiivne osaleja. Iga valik, mida te teete, mõjutab maailma. Iga mõte, mida te mõtlete, muudab teie aju. Iga suhe, mida te loote, muudab kedagi teist. Iga tegu, mida te teete, levib väljapoole, mõjutades inimesi, keda te ei kohta kunagi, viisidel, mida te ei näe kunagi. See ei ole müstika. See on lihtsalt põhjuslikkus. Iga sündmus mõjutab teisi sündmusi. Iga süsteem on ühendatud teiste süsteemidega. Ja kuna te olete süsteem, mis töötleb informatsiooni ja teeb valikuid, teie mõju võib olla suur, isegi kui te seda ei näe. Mõelge sellele. Iga inimene, kes on kunagi elanud, on mõjutanud maailma. Mõned on mõjutanud seda ilmselgelt. Leiutajad, kunstnikud, juhid, teadlased. Aga enamik on mõjutanud seda vaikselt, läbi väikeste tegude, läbi igapäevaste valikute, läbi suhete, mida nad lõid, läbi laste, keda nad kasvatanud, läbi ideede, mida nad jagasid. Ja need mõjud ei kao. Need jätkuvad. Nad levivad, nad muutuvad, aga nad ei kao kunagi täielikult. Informatsioon, mis oli teie ajus, levib teiste ajudesse. Aatomid, mis olid teie kehas, muutuvad osaks teistest kehadest. Energia, mida te kasutasite, muutub osaks teistest protsessidest. Seega ühes mõttes te ei sure kunagi täielikult. Mitte selles mõttes, et teie teadvus jätkub pärast surma. Selleks ei ole tõendeid. Aga selles mõttes, et teie mõju jätkub. Teie pärand jätkub. Teie panus universumi suurde eksperimendile keerukusega jätkub. Ja see võib olla lohutav või see võib olla hirmutav. Sõltub sellest, kuidas te seda vaatate. Aga see on tõsi, olenemata sellest, kuidas te seda vaatate. Aga tuleme tagasi entroopia paradoksi juurde viimast korda, sest on veel üks aspekt, mida me ei ole täielikult uurinud. Aeg. Entroopia on seotud ajaga. Entroopia suureneb aja jooksul. Aga mis on aeg? See on üks sügavamaid küsimusi füüsikas. Einsteini relatiivsusteooria ütleb, et aeg ei ole absoluutne. Aeg on suhteline, sõltudes vaatleja liikumisest ja gravitatsiooniväljast. Kaks sündmust, mis on samaaegsed ühe vaatleja jaoks, võivad olla erinevatel aegadel teise vaatleja jaoks. Ja kvantmehaanika teeb asja veel keerulisemaks. Mõned tõlgendused kvantmehaanikast, nagu Hugh Everetti mitme maailma tõlgendus, viitavad, et kõik võimalikud tulevikud eksisteerivad mingil moel. Iga kord, kui kvantseisund kollabeerub, universum hargneneb mitmeks paralleelseks universumiks, millest igaühes realiseerub erinev tulemus. Kui see on tõsi, siis mis on entroopia?
Kas see suureneb kõigis harudes? Kas mõnes harus see väheneb? Kas on haru, kus te teete erinevaid valikuid, kus teie elu läheb erinevalt? Me ei tea. Need on avatud küsimused kvantkosmoloogias. Aga isegi kui me ei tea, mis on aeg fundamentaalsel tasandil, me teame, mis see on meie jaoks. Meie jaoks on aeg see, mis annab elule struktuuri. Aeg on see, mis muudab muutuse võimalikuks. Aeg on see, mis võimaldab põhjusel eelneda tagajärjele, mis võimaldab mälestustel eelneda kogemustele, mis võimaldab lootustel eelneda tulevikule. Ilma ajata ei oleks narratiivi. Ilma ajata ei oleks arengut. Ilma ajata ei oleks tähendust. Sest tähendus tuleneb muutusest, kasvust, õppimisest. Ja need kõik nõuavad aega. Seega entroopia, mis suureneb aja jooksul, ei ole lihtsalt füüsiline seadus. See on tingimus, mis teeb elu võimalikuks. See on tingimus, mis teeb kogemuse võimalikuks. See on tingimus, mis teeb tähenduse võimalikuks. Ja see toob meid tagasi algusesse. Tagasi küsimuse juurde. Kuidas kaos ehitab meie maailma? Vastus on läbi aja, läbi energiavoo, läbi informatsiooni akumulatsiooni, läbi struktuuride, mis tekivad, arenevad ja kaovad, aga jätavad maha jälje, mõju, pärand. Teie elu on üks selline struktuur. Teie teadvus on üks selline protsess. Teie tähendus on üks selline loomine. Ja kuigi see kõik on ajutine, kuigi see kõik lõpeb, see ei tee seda vähem reaalseks. Vastupidi, see teeb seda reaalsemaks. Sest ainult see, mis võib kaduda, võib olla väärtuslik. Ainult see, mis on haruldane, võib olla eriline. Ainult see, mis on lõplik, võib olla täielik. Seega elage. Elage täielikult. Elage teadlikult. Elage teades, et te olete ime. Mitte üleloomulik ime, vaid loomulik ime. Ime, mis tuleneb füüsika seadustest, mitte vaatamata neile. Ime, mis on võimalik tänu entroopiale, mitte vaatamata sellele. Te olete kaos, mis on õppinud armastama korda. Te olete entroopia, mis on õppinud looma ilu. Te olete universum, mis on muutunud teadlikuks iseendast. Ja see on piisav. See on rohkem kui piisav. See on uskumatu. Aga nüüd tehke midagi mulle. Sulgege silmad. Mitte kauaks, ainult hetkeks. Ja kui te need avasite, küsige endalt, mis muutus? Maailm on endiselt siin. Teie keha on endiselt siin. Aga midagi juhtus selle lühikese pimeduse ajal. Teie süda lõi umbes 2 korda. Teie kopsud hindasid sisse ja välja. Miljonid neuronid teie ajus aktiveerusid ja vaikusid. 1000 keemilisi reaktsioone toimus igas teie rakus. Ja kogu see aeg, kogu selle pimeduse ajal, universum jätkas oma liikumist tasakaalu poole. Aga te ei märganud seda. Te ei tundnud, kuidas entroopia suurenes. Te ei näinud, kuidas energia muutus soojuseks. Te ei olnud teadlik kõigist nendest protsessidest, mis hoiavad teid elus. Ja ometi nad jätkusid, pimesi, automaatselt, täiuslikult. See on paradoks, millega me oleme elanud kogu selle loo jooksul. Me oleme nii lähedal protsessidele, mis meid määratlevad, et me ei näe neid. Me oleme nii sügavalt sukeldunud entroopia voogu, et me ei tunne seda. Me oleme nii täielikult osa universumist, et me unustame, et me oleme see. Aga nüüd, pärast seda teekonda läbi aja ja ruumi, läbi tähtede ja rakkude, läbi kvantide ja teadvuse, võib-olla te näete seda teisiti. Võib-olla te mõistate, et iga hetk, iga hingetõmme, iga mõte on osa milleski palju suuremast. Mõelge sellele. Praegu, selles hetkes, te olete täpselt õiges kohas universumi evolutsioonis. Mitte liiga vara, kui universum oli liiga kuum ja tihe elu jaoks. Mitte liiga hilja, kui kõik tähed on kustunud ja universum on külm ja tühi.
Te olete siin, nüüd, ajastul, mida kosmoloogid nimetavad Stelliferus era, tähtede ajastul. Ajastul, kui universum on piisavalt vana, et olla loonud keerulisi elemente, aga piisavalt noor, et olla täis energiat ja võimalusi. See ei ole juhus. Või täpsemalt, see on juhus, aga juhus, mis oli vältimatu. Sest universum, mis algas suure pauguga, pidi läbima need etapid. Pidi looma vesinikku ja heeliumi, pidi looma esimesed tähed, pidi looma rasked elemendid supernoovades, pidi looma planeete, pidi looma tingimused elule, pidi looma elu, pidi looma teadmuse. Mitte seetõttu, et oli plaan, mitte seetõttu, et oli eesmärk, vaid seetõttu, et füüsikaseadused kombineerituna juhuslike algustingimustega tegid need asjad võimalikuks. Ja kui miski on võimalik ja kui on piisavalt aega, siis see juhtub. Aga siin on asi. Me ei tea, kas see juhtub sageli või harva. Me ei tea, kas universum on täis elu või kas me oleme ainulaadsed. Me ei tea, kas teadvus on tavaline nähtus või erakordne erand. Me ei tea, kas seal väljas on teisi tsivilisatsioone, kes vaatavad tähtede poole ja küsivad samu küsimusi, mida meie. Fermi paradoks küsib, kui universum on nii suur ja nii vana, kus on kõik? Kus on tulnukad? Kus on tõendid teistest tsivilisatsioonidest? Ja vastus võib olla lihtne ja hirmutav. Võib-olla me oleme esimesed. Või võib-olla me oleme viimased. Või võib-olla tsivilisatsioonid on nii lühiajalised, nii haprad, et nad ei jõua kunagi kontakti luua. Sest siin on tõde, mida me peame tunnistama. Keerukus on kallis. Keerukus nõuab energiat. Keerukus nõuab stabiilsust. Keerukus nõuab aega. Ja kõik need ressursid on piiratud. Teie keha kasutab umbes 2000 kilokalooriat päevas. See on umbes 90 vatti pidevat võimsust. Sellest 20 vatti läheb teie ajule. Teie aju, mis on ainult 2% teie kehakaalust, kasutab 20% teie energiast. See on uskumatult kallis organ. Ja ometi see on see, mis teeb teid inimeseks. Aga see energia peab kuskilt tulema. Toit, mida te sööte, pärineb taimedest või loomadest, kes sõid taimi. Taimed saavad oma energia päikesest. Päike saab oma energia tuumasünteesist. Tuumasüntees muudab massi energiaks vastavalt Einsteini kuulsale võrrandile E võrdub mc ruudus. Ja see mass pärineb suure paugust. Seega iga mõte, mida te mõtlete, on võimaldatud energia poolt, mis pärineb universumi algusest. Iga tunne, mida te tunnete, on ühendatud suure pauguga. Iga valik, mida te teete, on osa ahelast, mis ulatub tagasi 13 miljardi 800 miljoni aasta taha. Ja see ahel ei lõpe teiega, see jätkub. Energia, mida te kasutate, muutub soojuseks, mis kiirgub kosmosesse. Aatomid, mis moodustavad teid, lähevad lõpuks tagasi keskkonda. Informatsioon, mis on teie ajus, levib teistesse ajudesse läbi sõnade, tegude, loomingu. Te olete lüliahelas. Mitte esimene, mitte viimane, aga oluline. Sest iga lüli on oluline. Iga hetk on oluline. Iga valik on oluline. Aga mis me ei tea? Mis on need suured küsimused, mis jäävad vastamata? Me ei tea, mis on tume aine. Umbes 85% universumi massist on midagi, mida me ei näe, mida me ei suuda tuvastada, mida me tunneme ainult selle gravitatsioonilise mõju kaudu. See ei ole tavaline aine. See ei ole aatomid. See on midagi muud. Aga mis? Me ei tea. Me ei tea, mis on tume energia. Umbes 68% universumi energiast on midagi, mis põhjustab universumi laienemise kiirendamist. See ei ole gravitatsioon. See on midagi, mis tõukab asju lahku, mitte tõmbab kokku. Aga mis? Me ei tea. Me ei tea, mis juhtus enne suurt pauku.
Kas oli midagi enne? Kas aeg ise algas suure pauguga? Kas oli eelmine universum, mis kokku kukkus ja siis plahvatas uuesti? Kas on tsükkel, lõputu jada universumeid? Me ei tea. Me ei tea, kas meie universum on ainuke. Võib-olla on lõputu hulk paralleelseid universumeid, igaühel erinevad füüsikaseadused, erinevad konstandid, erinevad võimalused. Võib-olla me elame multiversumis, kus kõik, mis võib juhtuda, juhtub kusagil. Aga me ei saa kunagi vaadelda neid teisi universumeid. Me ei saa kunagi teada, kas nad eksisteerivad. Me ei tea. Me ei tea, mis on teadvuse lõplik olemus. Me teame, et see on seotud ajuprotsessidega. Me teame, et see nõuab teatud tüüpi informatsiooni integratsiooni. Aga me ei tea, miks füüsilised protsessid on saadud subjektiivse kogemusega. Me ei tea, kus on piir teadliku ja mitteteadliku vahel. Me ei tea, kas teadus võib eksisteerida ilma ajuta, ilma bioloogiata, ilma kehata. Me ei tea. Me ei tea, kas vaba tahe eksisteerib. Kas teie valikud on tõeliselt vabad või kas nad on määratud eelnevate põhjuste poolt? Kas te võiksite olla teinud teisiti või kas iga valik oli vältimatu, arvestades teie aju seisundit, teie mälestusi, teie keskkonda? Neuroteadus viitab, et paljud meie otsused tehakse alateadlikult enne, kui me muutume neist teadlikuks. Aga kas see tähendab, et me ei ole vabad? Me ei tea. Me ei tea, mis on aja lõplik olemus. Kas aeg on fundamentaalne või emergentne? Kas aeg on illusioon, nagu mõned füüsikud väidavad? Kas minevik, olevik ja tulevik eksisteerivad kõik korraga, nagu relatiivsusteooria viitab? Või kas ainult olevik on reaalne? Me ei tea. Ja kõige olulisem, me ei tea, mis on universumi lõplik saatus. Praegused vaatlused viitavad, et universum laieneb kiirenedes. Kui see jätkub, siis miljardite aastate pärast kõik galaktikad, välja arvatud meie kohalik grupp, liiguvad meist nii kaugele, et nende valgus ei jõua meieni kunagi. Universum muutub pimedamaks, tühjemaks, külmemaks. Triljonite aastate pärast kõik tähed on kustunud. Ainult mustad augud jäävad. Aga isegi mustad augud ei ole igavesed. Stephen Hawking näitas, et mustad augud kiirgavad energiat ja lõpuks aurustuvad. Pärast kuukool aastat, see on 1, millele järgneb 100 nulli, isegi suurimad mustad augud on kadunud. Ja siis on ainult tühjus. Ainult juhuslikud osakesed, levitatud nii hõredalt, et nad ei kohtu kunagi. Ainult kvantfluktuatsioonid tühjas ruumis. Soojussurm, lõplik tasakaal. Maksimaalne entroopia. Aga see on triljonite aastate pärast. Praegu me oleme siin. Praegu universum on elav, dünaamiline, täis struktuure ja protsesse. Praegu me oleme osa millestki uskumatust. Ja see toob meid tagasi algusesse. Mäletate, kuidas me alustasime? Teie kehas praegu 2 miljonit punast vereliblet sureb iga sekund. Aga 2 miljonit uut sünnib. Teie keha on pidev voog, pidev muutus, pidev tasakaalustamine korra ja kaose vahel. See ei ole probleem, see ei ole viga. See on see, kuidas elu töötab. See on see, kuidas keerukus eksisteerib universumis, mis liigub tasakaalu poole. See on see, kuidas te eksisteerite. Te ei ole staatiline objekt. Te ei ole püsiv asi. Te olete protsess. Te olete muster, mis säilib läbi pidevat muutust. Te olete laul, mitte noot. Te olete jõgi, mitte kivi. Te olete leek, mitte tuhk. Ja nagu leek, te eksisteerite ainult tänu energiavoolule. Peata vool ja te kaote. Aga kui vool jätkub, te võite põleda eredalt, soojalt, ilusalt. Aga kui kaua? Kui kaua see vool jätkub? Kui kaua te eksisteerite? Vastus on, me ei tea. Ükski meist ei tea, kui palju aega meil on. Ükski meist ei tea,
millal meie isiklik leek kustub. Ja see teadmatus võib olla hirmutav. Või see võib olla vabastav. Sest kui te ei tea, kui palju aega teil on, siis iga hetk muutub väärtuslikuks. Iga kogemus muutub oluliseks. Iga suhe muutub tähendusrikkaks. Te ei saa elada igavesti, ükski meist ei saa. Aga te saate elada täielikult. Te saate elada teadlikult. Te saate elada teades, et te olete osa millestki suuremast, millestki imelisemast, millestki, mis ületab teid. Vaadake taas tähistaevast. Kui te olete linnas, te näete võib-olla ainult mõnda kõige eredamat tähte. Aga kui te lähete piisavalt kaugele valgusreostusest, te näete tuhandeid tähti. Ja kui te kasutate teleskoopi, te näete miljoneid. Ja kui te kasutate Hubble'i teleskoopi või James Webbi teleskoopi, te näete miljardeid. Iga täht on päike. Iga päike võib omada planeete. Iga planeet võib omada tingimusi elule. Ja kui elu on tekkinud siin, maal, siis miks mitte ka seal, kusagil teises galaktikas, teises tähtesüsteemis, teisel planeedil. Võib-olla praegu, selles hetkes, keegi teine vaatab oma tähistaevast ja küsib samu küsimusi. Võib-olla keegi teine imestab entroopia paradoksi üle. Võib-olla keegi teine mõtleb oma koha üle universumis. Või võib-olla mitte. Võib-olla me oleme ainulaadsed. Võib-olla teadvus on nii haruldane, nii ebatõenäoline, nii habras, et see on tekkinud ainult siin, ainult nüüd, ainult meis. Ja kui see on tõsi, siis meie vastutus on veelgi suurem, sest siis me ei ole lihtsalt üks tsivilisatsioon paljude seas. Me oleme universum, mis on muutunud teadlikuks iseendast. Me oleme viis, kuidas universum mõistab oma ilu, oma keerukust, oma ime. Ja kui me kaome, kui me hävitame ennast või kui me lihtsalt kaome aja jooksul, siis võib-olla see teadvus kaob universumist. Võib-olla universum jätkab oma liikumist tasakaalu poole, aga ilma kellegi, kes seda vaataks, kes seda mõistaks, kes seda väärtustaks. See on koorem, aga see on ka privileeg. Privileeg olla siin, nüüd, teadlik, võimeline mõtlema, tundma, looma. Seega, mis te teete selle teadmisega? Kuidas te elate, teades, et olete ajutine saar korraldatust kaose ookeanis? Kuidas te elate, teades, et te olete osa protsessist, mis viib lõpuks tasakaalu, aga mis praegu loob uskumatut keerukust? Ei ole ühte õiget vastust. Iga inimene peab leidma oma vastuse. Aga siin on mõned mõtted. Esiteks, elage teadlikult. Ärge elage automaatselt, harjumuse järgi, teadvusetult. Olge kohal, olge tähelepanelik. Märkake maailma ilu, selle keerukust, selle ime. Märkake oma kogemust, oma tundeid, oma mõtteid. Sest see kogemus on kõik, mis teil on. See on kõik, mis teil kunagi on olnud. Ja see on kõik, mis teil kunagi saab olema. Teiseks, looge. Looge midagi, mis ületab teid. Looge kunsti, muusikat, kirjandust. Looge teadust, tehnoloogiat, filosoofiat. Looge suhteid, kogukondi, tähendusi. Sest looming on viis, kuidas te jätate jälje, kuidas te mõjutate tulevikku, kuidas te muutute osaks millestki suuremast. Kolmandaks, ühenduge. Ühenduge teiste inimestega. Ühenduge eluga maal. Ühenduge universumiga. Sest te ei ole eraldatud. Te olete osa võrgustikust, osa mustrist, osa protsessist. Ja mida rohkem te mõistate neid ühendusi, seda rohkem te mõistate ennast. Neljandaks, aktsepteerige. Aktsepteerige, et elu on lõplik. Aktsepteerige, et kannatus on osa kogemusest. Aktsepteerige, et ei saa kontrollida kõike. Aktsepteerige, et universum ei ole kavandatud teie mugavuseks. Aga aktsepteerige ka, et see on okei. Sest lõplikkus on see, mis teeb hetke väärtuslikuks. Kannatus on see, mis teeb rõõmu tähendusrikkaks.
kontrollimatus on see, mis teeb elu huvitavaks. Ja 5. Imestage. Ärge kunagi kaotage võimet imestada. Ärge kunagi muutuge nii harjunuks maailmaga, et ei näe enam selle ime. Sest iga hetk on ime. Iga hingetõmbe, iga südamelöök, iga mõte, iga tunne. Kõik see on ime, mis tuleneb füüsika seadustest, mitte vaatamata neile. Ja nüüd me oleme jõudnud lõppu. Või täpsemalt, me oleme jõudnud punkti, kus see lugu peab lõppema. Aga teie lugu jätkub. Teie protsess jätkub. Teie voog jätkub. Ja kui te lahkute siit, kui te lähete tagasi oma ellu, võtke see mõistmine endaga. Võtke see teadmine, et olete osa millestki uskumatust. Võtke see tunne, et olete ühendatud kõigega, mis on olnud ja mis saab olema. Aga ärge unustage ka seda. Te olete ainulaadne. Ei ole kunagi olnud ja ei tule kunagi olema teist teid. Teie kogemus, teie perspektiiv, teie teadvus on ainulaadne universumi ajaloos. Ja see teeb teid väärtuslikuks. See teeb teid oluliseks. See teeb teid imeliseks. Entroopia paradoks ei ole probleem, mida lahendada. See on reaalsus, milles elada. See on mõistmine, et kord ja kaos ei ole vaenlased, vaid partnerid. Et elu ei ole võitlus entroopia vastu, vaid tants sellega. Et tähendus ei ole midagi, mida leida, vaid midagi, mida luua. Ja te loote seda iga päev, iga hetk, iga valikuga. Te olete kaos, mis on õppinud armastama korda. Te olete entroopia, mis on õppinud looma ilu. Te olete universum, mis on muutunud teadlikuks iseendast. Ja see on piisav. See on rohkem kui piisav. See on uskumatu. Aga võib-olla kõige olulisem küsimus ei ole kuidas või miks. Võib-olla kõige olulisem küsimus on, mis nüüd? Mis te teete selle teadmisega? Kuidas te elate, teades, et te olete ajutine, aga oluline? Kuidas te loote, teades, et kõik, mida te loote, kaob lõpuks? Kuidas te armastate, teades, et kõik, keda te armastate, kaovad? Vastus on lihtne ja raske. Te elate nii täielikult, kui suudate. Te loote nii ilusalt, kui suudate. Te armastate nii sügavalt, kui suudate. Sest lõpuks ei ole oluline, kui kaua te elate. Oluline on, kui täielikult te elate. Ei ole oluline, kui palju te loote. Oluline on, kui ausalt te loote. Ei ole oluline, kui paljusid te armastate. Oluline on, kui sügavalt te armastate. Ja kui te teete seda, kui te elate täielikult, loote ausalt, armastate sügavalt, siis te olete täitnud oma eesmärgi. Mitte eesmärk, mis oli teile antud, vaid eesmärk, mille te lõite endale. Sest see on entroopia paradoksi lõplik tähendus. Universum ei anna teile tähendust. Te loote tähenduse universumis.